Tervitused teile kõigile siis siit Las Vegasest ja tänane päev on üpris eriline just minu jaoks, sest et täna, nagu te näete pealkirjast, on collab ühe minu lemmikkanaliga ja ma olen väga elevil. Kell on hommikul väga vara. Ma olen võidelnud siin ajaga, et seda saada täpselt õigel ajal üle. Kõigepealt ma tahan tänada Kurtske Sakti, et üldsegi pöördus minu poole, see on minu jaoks väga suur asi. Ma kukkusin toolilt pikale. Mis veel? Just, ma natukene tahaks enne veel rääkida asjadest. Nimelt, kas sa oled natuke veidralt? Keskendume, et saaksite kohe lihtsalt selle vinge video juurde minna. Ma ei ole kõige parem inglise keele kasutaja, seda enam, et see on väga spetsiifiline keel ja nagu ma ütlesin eelnevalt, ma olen maadelnud natuke ajaga, et seda videot valmistada, nii et ei pruugi minu tõlge olla kõige täpsem, mistõttu, kui te tunnete ennast palju mugavamalt inglise keeles, on originaalvideo link infonupul olemas. Nii, teisena, mis ma tahtsin öelda. Jaa, ma olen nii elevil, et ma ei suuda nagu kuidagi moodi ennast keskenduda siin praegust. Ja loomulikult uni mängib ka mingil määral rolli selle juures. Vahet te saate tulevikus vlogides, kõik tuleb igal juhul, kes veel ootab vloge, need kohe saabuvad ka. Mina ei teeni sellest videost mitte midagi väärtud sellele, kui siin on mingid äädid peal, aga me teame, et nende äädidega siin me Eestis siin mitte midagi niikuinii ei teeni. Ja täpselt samamoodi Kurtske Sakt, kes selle video on siis teinud. See on nende nii-öelda isealgatuslik, et anda rohkem informatsiooni, niivõrd nagu nüüd sa lihtsanäoliselt. Ja tõesti, kui sa oled siin esimest korda ja näed esimest korda, tere tulemast, vahet alla subscribe, sest et me oleme siin ainult sellepärast, et toota seda kõike positiivsust. Ja kui sa tahad veel näha selliseid vahvaid videoid, siis infonupul pärast seda videot on täpselt see sama kanaliga olemas, et mine lihtsalt vaata järgi. Näeme teiega järgmisel nädalal. Euroopa Liidu kodanikuks olemine tähendab seda, et paljud meie elu aspektid on reguleeritud veidrate üksuste poolt. Kõik see tundub nagu üks suur bürokraatlik kogu, mis teeb otsuseid meie kõigi üle. Paljud eurooplased arvavad, et nende hääl ei loe Euroopa Liidu valimistel ja Euroopa Liit ei ole demokraatlik. Kui demokraatlik Euroopa Liit päriselt on ja kas sinu hääl suudab midagi saavutada? Demokraatlikes riikides avalik poliitika baseerub inimeste tahtel. Aga inimesed pole tihti veel omavahel kooskõlas. Lugematud erinevad grupid võitlevad mõju ja võimu eest, et kehtestada reegleid ja seadusi, mis tooks neile kasu. Töötavas demokraatlikus ühiskonnas on olemas kontrollid ja tasakaal, kus neid lahinguid saab pidada. Valitsuse limiidid aitavad vältida fraktsioonide domineerimist. Kõik see aga lõpeb meie piiril. Rahvusvaheline poliitika pole demokraatlik, vaid anarhistlik. Mitte ükski keskasutus ei ole piisavalt mõjujomas tagamaks õiglust ja jõustada seadusi nii, et seadused poleks türanlikult sisse viidud kõige tugevamate poolt ja ei oleks anarhistlikud. Inimkonna ajaloo vältel on võimsad riigid jõuga võtnud, mida nad soovivad teistelt riikidelt, kas siis välja pressides või vägivallaga. Pärast teist maailmasõda loodi Euroopa Liit, et luua reeglid, kuidas riigid peaksid käituma ja saada jagu anarhiast. Kuna ÜROl pole praktiliselt mingit võimu ja nende liikmesriikidel on vastandlikud huvid, ignoreeritakse seda tavaliselt viisakalt. Euroopa Liit on konstruktsioon, mis püüab oma liikmesriikidele kehtestada eeskirju ja seadusi, mis hakkavad ka päriselt kehtima, kuna Euroopa kohtul on õigus teha siduvaid otsuseid. Algselt loodi Euroopa Liit, et kindlustada rahu ja heaolu Euroopa riikide vahel. Aga see oli ka püüdlus loomaks rahvusvahelist võimu Euroopa Liidu liikmetele. See on nagu superriik ja selle eesmärk on olla demokraatlik ja õiguspärane kõikidele kodanikele. Et seda teha, peab ta lahendama probleemi, kus osalejad soovivad erinevaid asju. Ainult, et osalejad on riigid väga erinevate eesmärkidega. Kuidas see siis töötab? Kuna Euroopa Liit on naeruväärselt keerukas ja poliitikud on asjade nimetamisel isegi kehvemad kui teadlased, siis siinkohal me suuresti lihtsustame ja jätame välja mitmeid detaile. Täpsemalt lugemist leiate meie allikate dokumentidest. Okei, kui soovid luua sõltumatut ühendust, kuhu kuuluvad iseseisvad riigid, on sul 2 valikut. Esimesena, lasta kõigil valida kohalikud poliitikud, kes seejärel teevad koos otsuseid ühenduse jaoks või teisena, lasta igal kodanikul valida otse iseseisev institutsioon, millel on õigus teha siduvaid otsuseid. Mõlemal lähenemisel on oma plussid ja miinused, kuid Euroopa Liidus on need mõlemad lähenemised esindatud. Peale Euroopa kohtu räägime veel täna 4 põhiinstitutsioonist. Euroopa Ülemkogu, mille moodustavad valitsuste riigipead või liikmesriigid, ja Euroopa Liidu Nõukogu koos ministritega liikmesriikidest. 3. on Euroopa Komisjon, mis on tegelikult Euroopa Liidu valitsus, koosnevaks iga liikmesriigi volinikust. Ja viimasena, Euroopa Parlament. Parlament on ainuke osa, mis on otseselt valitud Euroopa valimisel sinu poolt.
Põhimõtteliselt pärinevad kõik need institutsioonid Euroopa Liidus otseselt või kaudselt sinu häälest. Olenevalt siis, kas see on sinu riigi või Euroopa Liidu tasemel, kuid osad teevad rohkem kui teised. Näiteks, sa hääletad oma riikliku esindaja poolt ja sellega panustad riigi valitsuse loomisele, mille riigi peal on koht Euroopa Nõukogus. Need juhid valivad Euroopa Liidu Nõukogu presidendi ja selle volinikud, kelle lõpuks kinnitab Euroopa Liidu parlament. Seega on see mingis mõttes kaudne demokraatia. Sa ei valinud komisjoni, kuid sa valisid inimesed, kes määrasid nad ja need, kes kinnitavad ja reguleerivad neid. Seega, tegelikult 2,5 4 institutsioonist sõltuvad Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusest. Kuid kuna sina, kodanikuna, saad ainult otseselt valida Euroopa Parlamenti, tekib küsimus, kui võimas see on? Kui palju mõjuvõimu on su häälel? Euroopa Parlament alustas väga vähese mõjuvõimuga, kuid on muutunud üha suuremaks ja mõjuvõimsamaks viimase 20 aasta jooksul. Tänasel päeval peab parlament kinnitama seaduseid, mis võivad olla siduvad liikmesriikidele. Parlament hääletab ka, kuidas Euroopa Liidu eelarvet kasutatakse ja kõige tähtsamal kohal hääletatakse rahvusvahelisi lepinguid. Kõik see teeb parlamendi väga võimsaks ja ka sinu hääle väga mõjukaks, isegi rahvusvahelisel tasandil. Võrreldes riikide parlamentidega on ikka veel üks suur võim puudu. Euroopa Liidu parlament ei saa ametlikult esitada ettepanekuid uute seaduste loomiseks, mis on tihtipeale peamiseks argumendiks, miks Euroopa Liidu parlament pole piisavalt demokraatlik ja peaks omama rohkem mõjuvõimu. Praegusel hetkel liikmesriikide valitsused kontrollivad suures osas Euroopa Liitu. Andes Euroopa Parlamendile rohkem jõudu, muudaks see Euroopa Liitu kui tervikut rohkem demokraatlikumaks, kuid võtaks võimu liikmesriikidelt ära. Pole kindel, milline lähenemine on parem. Lõppude lõpuks on see liikmesriikide ja meie kui kodanike otsustada, kuidas see ühendus peaks arenema. Kas me suudame siinkohal järeldusi teha? Tervikuna Euroopa Liit ei ole nii demokraatlik kui enamikke selle liikmesriike, aga see on siiski demokraatlik. Kui sulle ei meeldi need otsused, mis vastu võetakse, nagu näiteks hetk tagasi teemakorras olnud andmekaitseseadus, võid sa välja otsida oma esindaja, kes selle poolt hääletas ja ta välja hääletada. Võitlus selle üle, kuidas muuta kõike demokraatlikumaks, on tihedalt seotud sellega, kes omab võimu mis valdkonnas. Euroopa Liit on pidevas arengus. Sina kui kodanik ei vali mitte praegust poliitikat, vaid ka see, kuidas süsteem tulevikus välja näeb. On olemas mitmeid parteid ja poliitikuid, kes vannuvad teha Euroopa Liidu parlamenti tugevamaks ja sealhulgas ka sinu häält võimsamaks. Samas paljud teised tahavad hoida seda sellisena, nagu see on, või üldse vähendada. Sinu otsustada on, mis on parim valik selle liidu tulevikule. Praegusel hetkel on Euroopa Liidus kõik võrdse kaaluga, kellele sa annad oma hääle oma koduriigis, sest need on need inimesed, kes omavad kõige suuremat mõjuvõimu Euroopa Liidus. Arvamus. Kodusel poliitikamaastikul kasutatakse Euroopa Liitu tihtipeale kui patuoinast. Eriti need valimisi teseldakse, et Euroopa Liit on kõikvõimas ja dikteerib ette kõiki reegleid ja seadusi kõikidele valitsuste ja nende kodanike ees. Kuigi enamustest kordadest on poliitikud ise otseselt vastutavad Euroopa Liidu otsustele. Demokraatia on tüütu, keeruline ja tihtipeale väga igav. Euroopa Liidus on see aga veelgi enam igavam. Kuid hääletades ja hoolides, kuidas meie poliitilised institutsioonid muutuvad ja arenevad, on kõige võimsam asi, mida meie kodanikena saame teha. Viimased aastad on näidanud, kui ekstreemselt saavad asjad muutuda läbi valimiste. Me peame otsustama, kas tahame olla aktiivne osa sellest protsessist. Kui me ei soovi olla osa poliitilisest võimuvõitlusest, siis on olemas teised, kes seda tahavad. Ja meil ei pruugi meeldida, mis nad meie eest otsustavad.